Tänase seminari teema on nutikad lahendused Omniva arvekeskuse kasutamiseks ja teile räägib sellest Kairit Papstel, Omniva arvekeskuse osakonna peakonsultant. Palun, Kairit. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Kairit Papstel, arvekeskuse osakonna peakonsultant ja räägin natuke teile täna nippidest, uuest kinnitusringi vaatest ja ka kuluaruannetest. Natuke lähemalt siis minust ka. Nagu juba alguses mainitud, siis olen peakonsultant. Omnivas olen töötanud juba 3 aastat, sellest poole siis arvekeskuses. Hetkel on minu kui peakonsultandi põhilisteks ülesanneteks uute klientide juurutamine ja kliendikoolituste planeerimine ja loomulikult tegelen ka klientide pöördumistega, seega tõenäoliselt paljudega teist oleme juba suhelnud, kas siis olen kohapeal käinud või oleme suhelnud meili või telefoni teel. Hetkeseisuga siis olen koolitanud umbes 40 erinevat ettevõtet ja asutust, sealhulgas on olnud väga erineva suurusega siis asutusi, ütleme võib-olla linna- ja vallavalitsused, väikeettevõtted, suured ettevõtted, et igasuguseid erinevaid on olnud. Ja kliendid ja nende vajadused on samuti väga erinevad ja seetõttu on ka koolitusel läbivõetavad teemad teistsugused. Et täna räägime põhiliselt sellistest nippidest võib-olla, mida koolitusel ka mainitakse, aga mis tavaliselt võib-olla kohe meelde ei jää. Et loodan, et igaüks saab siit midagi. Ja hariduselt olen siis maksuspetsialisti lõpetanud Tallinna Majanduskooli. Alustamegi siis kõigepealt nippidega, siis räägin teile uuest kinnitusringi kuvast ja kuluaruannete lahendusest. Kohe võtan arvekeskuse lahti, et saaksin teile neid nippe ka näidata. Nii, siin on hetkel lahti meie testkeskkond, ehk siis saame siin katsetada mõningaid nippe, mille siis oleme välja valinud teile täna rääkimiseks. Ja loodame, et nendest nippidest ehk saate natukene võib-olla oma igapäevatööd lihtsamaks teha või siis saate vähemalt teada, mida on meie keskkonnas veel võimalik teha. Alustame siis sellest, et siit ostuarvete nimekirjast saab teha siis igasuguseid erinevaid otsinguid. Et nagu te näete, siin on see detailne otsing ja siin on palju erinevaid variante, mille järgi otsida. Aga see ei ole veel kõik, et saab lisaks ka neid otsinguid salvestada. Et kui nüüd peaks olema vaja näiteks iga kuu otsida üles mingisugused konkreetsed arved, siis selle saab siia meelde jätta, ehk siis salvestada. Ja hiljem saab seda juba siit minu otsingute alt valida. Et see võib-olla lihtsustab, kui tõesti on vaja igakuiselt näiteks mingi konkreetse hanke arved välja otsida või millegi muu järgi siis. Võib-olla siis kuupäeva või maksetähtaja järgi samamoodi. Praegu näiteks otsime välja Eesti Posti arved ja salvestame selle, jätame siia need samad kuupäevad. Otsime kõigepealt välja ja paneme otsingu nime ka, et panengi näiteks postiarved ja panen jätta otsing meelde. Nüüd järgmine kord, kui midagi on vaja otsida, siis ma saan seda juba siit minu otsingute alt valida. Ehk siis valin kohe siit postiarved ja kohe on mul need arved ees. Ehk siis saab ära märkida kõik need vajalikud filtrid, praegu mul siin saabumise päevi 365, aga kui te tahate näiteks leida iga kord viimase 30 päeva Eesti Posti arved, siis seda on ka võimalik teha. Et siin saab kõik vajalikud parameetrid siis määrata ja siis salvestada. Ja kui ma enam seda otsingut ei vaja, ehk siis võib-olla mul on siin juba neid väga palju, siis ma saan ka valitud otsingu kustutada. Ehk siis, et enam teda mul siin valikutes ei ole. Et see on võib-olla selline üks hea nipp, mida kasutada. Samuti siis, mida ma usun, et paljud muidugi juba teavad, on see, et otsida saab konto ja dimensiooni järgi. Et siit saab siis valida soovitud konto ja soovitud dimensiooni ja arved üles otsida. Need on siis, tulevad välja kõik arved, kus on siis konteeringus see konto ja mingi konkreetne dimensioon. Et võib ka siis näiteks konto tühjaks jätta otsida dimensiooni järgi või vastupidi. Et siia siis saab kirjutada täpselt samamoodi nagu konteeringuski, et hakkate mingit kontot kirjutama ja ta pakub teile variante. Selleks, et nüüd tagasi eelmisesse otsingusse saada, on meil siin nupuke päring ostuarvete nimekirjas. Ehk siis ma saan tagasi sellesse algvaatesse ja taasta algseis kindlasti on ka väga oluline. Et kui olete siin midagi otsinud ja tahate uuesti algvaatesse tagasi, siis see on just nupp selle jaoks. Veel ostuarvete nimekirjast, mida saab tegelikult teha, on arveid saab avada siis teises aknas.
Ehk siis ma saan valida siit ava uues aknas ja ta võtab mulle selle arve siia kõrvale lahti. Et see on võib-olla vajalik siis, kui tahetakse mitu arvet korraga lahti võtta. Et muidu saaks ju siit lihtsalt peale vajutades samas aknas selle avada. Et see on ka kindlasti hea variant, mida kasutada. Et võib-olla siis näiteks võrdlemiseks, et saan võtta 2 arvet korraga lahti ja võrrelda neid omavahel. Nii. Saabus küsimus, et kas üle 365 päeva arveid pole võimalik näha? Kindlasti on, et see 365 on siin selles kastikeses maksimum, aga detailsest otsingust saab seda saabumise kuupäeva nihutada siis nii kaugele kui vaja, et ma võin siin otsida kas või arveid aastast 2007. Et kindlasti see ei ole mingi piir, et kuna meil arhiiv asubki siin arvete nimekirjas, siis saab siit kõiki neid arveid ka üles leida. Nii, aga liigume siis nippidega edasi ja kindlasti küsige, kui midagi tahate küsida. Liigume siis ettevõtte seadetesse ja siin on ka võib-olla mõned seadistused, millega veel väga tuttavad ei olda. Et esialgu näiteks see minimaalne kinnitajate arv, et see ei ole meil siin kogu aeg olnud, see on pigem uus asi, ehk siis saab määrata minimaalse kinnitajate arvu ja süsteem kontrollib siis kinnitusringi lõpus, kas see arv ikka oli täis. Ehk siis kinnitusringi alguses ei pea see arv täis olema, näiteks ma panen alguses 1 inimese kinnitusringi, aga minimaalne on mul näiteks 2 määratud. Siis see 1 inimene saab ju ka tegelikult suunata kellelegi teisele, et see arv oleks täis. Ehk siis alguses süsteem seda ei kontrolli, aga ta kontrollib siis viimase kinnitaja puhul. Et kui minimaalne on, siin võib-olla paneme siia näiteks 3 ja mina panen ainult 2 kinnitajat ringi, siis see teine kinnitaja, ehk siis viimane, saab teada, et see arv ei ole täis ja kahjuks kinnitada ei ole võimalik. Et tal on siis võimalik see suunata kellelegi või siis, kuidas juba kokku on lepitud selles mõttes ettevõttes. Et see on kindlasti selline uus seadistus, et siin selle märgi juures on näha ka, et siit saab seda lugeda, et kui nüüd läheb meelest ära, et mis see siis õigupoolest oli, siis siit saab selle infoga kätte, et mitu siis unikaalset kinnitajat peab olema. Et ennast tõesti 3 korda panna ei saa. Et see ei tee seda minimaalset arvu täis. Et me võime ka siit praegu proovida, paneme siia näiteks 2. Salvestan ära. Võtan siit ühe arve. Saadan selle endale kinnitamiseks. Ja siis ta annabki siin üleval sellise nii-öelda veateate, et arve kinnitamiseks on vajalik, et arve omaks kinnitatud otsust vähemalt 2 erineva kinnitaja poolt. Et nüüd ma siis saangi mõelda, et mida ma sedasi teen, kas ma võib-olla üldse lükkan selle arve tagasi, et ma ei tea näiteks, kes peaks see teine kinnitaja olema, või siis kui ma tean, siis ma suunan selle lihtsalt talle, et siis saab arve ära kinnitatud. Aga hetkel siis ei ole võimalik seda kinnitada üksinda, kui seal on määratud 2 isikut. Siis on meil seadistustes veel asju, mida võib-olla väga ei kasutata või ei teata, ei osata võib-olla sellepärast kasutada, on üks asi veel kinnitusringi limiit. Ehk siis saab määrata kasutajatele kinnitamislimiidi ja see tuleb siit kõigepealt aktiveerida, et muidu seda kuskil määrata ei saa. Ja samamoodi võib siin panna, et kuva kinnitusringis lisainfo, et ta näitaks alati, palju on kellegi kinnituslimiit. Kui ma nüüd selle ära salvestan, siis ma saan määrata limiite, et siin on tõenäoliselt juba mingeid limiite varasemast olemas, seadistus on varasemalt peal olnud ja näiteks minu limiit hetkel on 10 eurot. See tähendab, et suuremaid arveid mina üksinda kinnitada ei saa kui 10 eurot. Selleks peab siis kinnitusringis olema keegi, kellel on kõrgem limiit. Ehk siis nii ei saa, näiteks, et arve on 500 eurot, minul on 10 ja teisel on 490, et siis me seda 500 nii-öelda ei ületa, et seda ei liideta kokku oma vahel. Ehk siis see teise kasutaja siis limiit peaks olema vähemalt 500, et ta saaks seda 500 arvet kinnitada. Et selle võime ka siit korraks üle testida.
Võtan võib-olla selle seadistuse praegu maha, et see minimaalne kinnitajate arv meid praegu ei segaks. Võtame selle sama arve, kuigi see vist oli liiga väike. Ja. Võtame siis mingi teise. Et oleks kindlasti suurem, siis te näete, mida süsteem ütleb selle peale, kui ma üritan seda kinnitada. Arve summa on siis siin 115,9 € ja minu limiit oli ainult 10 €. Kõigepealt ütlen ma, et jah, konteerimata. Teeme siia konteeringu ka. Et see on selline esmane asi, mida ta meelde tuletab. Ja ta ütlebki nüüd, et ma olen hetkel viimane kinnitaja, aga kinnitusringil ei ole arve lõplikuks kinnitamiseks piisava limiidiga isikut. Ma peaksin siis arve edasi suunama või siis kinnituslimiiti suurendama. Et ütleme, tavalisel kinnitajal kindlasti seda võimalust ei ole, et ta ei saa ise seda limiiti suurendada. Ta peaks siis pöörduma administraatori poole selleks. Aga tavaliselt jah, et alustatakse kinnitusringi siis nendest, kellel on võib-olla väiksem limiit ja siis lõpus on näiteks keegi, kellel on suurem limiit, kes saab siis lõpliku kinnituse anda. Et kui nüüd peale mind oleks veel keegi, kellel oleks võib-olla näiteks 1000 € limiit, siis mina saaksin praegu oma kinnituse ka ära anda, olgugi, et minul on kõigest 10. Et see on ka selline hea variant võib-olla, mida kasutada, kui vaja peaks minema. Et paljudel asutustel seda vaja ei ole, aga siiski seda kasutatakse. Nii. Siis on siin seadistustes tegelikult üks seadistus veel, mida väga ei teata. Ja võib-olla oleks just vaja kasutada, on see summeeri arveread ja korrigeeri arve summad juba arve saabumisel. See tähendab, et kui te tavaliselt menetlete oma arveid ühe reaga, ehk siis koondreaga, siis võib-olla on mõistlik kasutada seda, et kui nüüd arvel mingit malli ei ole, süsteem siis kontrollib seda arve saabumisel, siis ta summeerib kõik arveread käibemaksu alusel kokku ja korrigeerib juba vahet ka. Ehk siis kui jääb seal mingisugune paar senti võib-olla ümardusvahet, siis ta korrigeerib selle ise ära, et tavaliselt peaksite ise seda tegema selle kontrolli summasid nupuga, et ma usun, et sellest juba kõik teavad. Ja siis teeb süsteem seda teie eest automaatselt. Seega võib-olla on mõistlik seda kasutada, kui nüüd teete seda koondreaga, et alati saab need kanderead, mis seal loodud on, saab alati ära kustutada, et see ei ole mingi küsimus, et kui näiteks enamjaolt on teil vaja koondreaga arveid ja ühte arvet on vaja võib-olla ridade põhiselt, siis selle ühe koondrea saab sealt ära võtta, et saate arvet menetleda siis nende eraldi ridade peal. Et see on võib-olla ka vajalik seadistus. Nii, aga siis läheme tagasi ostuarvete nimekirja. Ma võtan võib-olla selle limiidi siit praegu maha, et hilisemal proovimisel jälle mind ei segaks. Nii. Et on siis võimalik meie keskkonnast eksportida arveid faili, ehk siis on erinevad formaadid, kuhu seda teha saab. Et ma usun, et paljudel on vaja läinud eksportida arveid PDF-i või siis PDF-i kinnitusega, ehk siis teisel lehel on ka kinnitusring kaasas, kui kinnitusega valida. Ja lisaks on olemas CSV, mida võib-olla ka paljud kasutavad. Seal saab teha võib-olla mingit täpsemat statistikat, võib-olla mingid aruandeid, et siis tuleb see Exceli failina. Aga lisaks CSV-le, tavalisele siis, on meil olemas ka CSV grupi ettevõtetele. Tundub võib-olla natuke veider nimetus ja sellepärast tõenäoliselt keegi seda väga kasutama ei hakka, niisama. Aga seal on natuke teistsugune info, et sinna tuleb kaasa info selle kohta, mis oli siin filtrites, ehk siis kõik see info siit, ehk siis mida on kuskil valitud. Teiseks, vahe on kindlasti ka selles, et kui tavaliselt CSV-sse tuleb siis info nii, et kõik arveread on välja toodud, ehk siis kui teil on arvel
võib-olla 5 rida, siis see üks arve ongi välja toodud 5 reaga. CSV grupi ettevõtetele toob iga arve välja 1 reaga, ehk siis koondreaga. Et kui te tahate lihtsalt mingit statistikat teha, et kui palju arveid või mingid sellist summad asjad, siis mõistlikum on tegelikult kasutada seda grupi ettevõtete varianti, et kui te ei taha nüüd igat rida eraldi välja tuua. Et see on kindlasti vahe. Lisaks on meilt mõnikord küsitud, et kus näeks seda infot, kelle käes on see arve parasti kinnitamisel. Et olekut näeb muidu ka tavalises CSV failis, aga seda, kelle käes see parasti kinnitamisel on, näeb tegelikult sealt grupi ettevõtete failist. Et see on ka olnud oluline klientide jaoks. Et võib-olla siis selle jaoks, et teada saada näiteks, et kes venitab võib-olla kõige kauem näiteks arvete kinnitamisega, et siis aeg-ajalt teha sellist eksportida need arved faili ja siis vaadata, et kelle käes siis ikkagi kõige rohkem on. Et Excelis on ju hea igasuguseid selliseid tabeleid seal koostada. Et see võib ka vajalik olla. Eksportimine faili käib siis nii, et ma linnutan siit arve ära ja vajutan export faili. Siis ta küsib minu käest, millist faili ma soovin. CSV, nagu näete, on siin ja järgmine ongi kohe CSV grupi ettevõtetele. Ehk siis ma soovitan seda proovida, vaadata, et kumb tegelikult teie vajadustele rohkem vastab, kui te kasutate seda varianti. Ja allpool on siis PDF ja PDF kinnitusega. Et neid ülejäänuseid variante väga harva kasutatakse, et pigem kui te siin meie keskkonnas juba teil on olemas liidestus, kõik toimib, siis on teil tõenäoliselt vaja pigem neid 4 siis. Nii. Vaatame, mis ma siis veel võiksin teile rääkida. Meil on ka tegelikult klientide tagasisidest jäänud silma, et ühte funktsionaalsust väga palju ei teata. Ehk siis arve konteerimisel tahetakse tihtipeale vaadata arve PDF-i ja tahetakse ka vaadata, mis kommentaar on kinnitajad kinnitusringis jätnud. Ehk siis seda tahetakse tihtipeale konteeringu aknas nagu näha. Ja siis soovitakse seda varianti, et saaks kerida seda akent seal nii-öelda arve peal siis. Aga tegelikult on seal olemas need nupud, millega saab need kõik sinna samasse akrasse avada. Et ma võtan nüüd siit ühe arve ja ma näitan, kuidas täpsemalt toimib. Kui ma võtan siit konteeringu, siis selleks, et näha arve faili, ma vajutan siia, et ma näen kogu aeg sealt tegelikult seda arve faili siin aknas. Et ma saan selle järgi näiteks siin konteeringut panna, kui ma tahan siit tingimata vaadata. Mõnikord PDF-il on natuke rohkem lisainfot, kui on siis selle arve rea peal, et võib-olla veel mingeid täpsustusi, mingisuguseid koode, et kui on vaja seda näha, siis siit saab seda hästi vaadata. Antud arvel siin praegu kinnitusringi ei ole, ma näitan ühe kinnitusringiga arve pealt ka. Et siin on ka siis see näite kinnitusringi. Ehk siis mõlemad on võimalik korraga lahti võtta. Te saate mõlemat infot vaadata. Nüüd see kinnitusringi vaatamine on tõenäoliselt oluline nende jaoks, kes siis, kellel kinnitajad jätavad näiteks kommentaare, et kui raamatupidaja saab siis vaadata, et mis kommentaar on jäetud. Et just neid otsuse kommentaare siis. Et kui keegi on öelnud, et esimene rida tuleks jaotada 5-ks, siis siit te näete seda infot, et ei pea seda enne seal arve peal meelde jätma, enne kui te hakkate konteerima. Et see võimalus on kindlasti olemas. Et ei pea siit kuidagi üritama tagant piiluda, et mis siin nüüd täpselt kirjas on. Sest mõnikord ta katab selle ära, nagu näete praegu, et see aken on katnud ära selle kinnitusringi, mis siin tegelikult taga on. Et siis saab seda siit avada ja vaadata ikkagi. Et ei peagi hakkama siin näiteks midagi meelde jätma. Lisaks võib-olla paljud ei kasuta seda kopeeri konteering järgmisele. Et kui järgmisel real on näiteks sama konteering või näiteks ainult üks dimensioon on vahetunud, siis tasub panna kindlasti siia linnuke ja vajutada siis salvesta järgmine. Et siis ta paneb järgmisele reale sama konteeringu ja saate võib-olla näiteks auto oli teine, saate auto lihtsalt ära vahetada käsitsi. Et see variant on ka kindlasti olemas. Ja alati siis, kui kustutate konteeringut või midagi teete, et siis tuleb ikkagi salvestada ka, et muidu ta ära ei kustu, kui te lihtsalt sulgete. Nii.
Siis ma räägiksin natukene mallidest, kuna ma tean, et see on kõige keerulisem teema võib-olla üldse klientide jaoks, ehk siis kuidas teha enda elu mugavamaks, et see on ka nii-öelda omamoodi nipp, et kuidas siis saada võimalikult palju asju võib-olla automaatseks, et nad käiksid võib-olla siin ühe klikiga, et rakendaksime lihtsalt malli, et asjad oleks natuke lihtsamad. Eemaldan siit kanderead ära, teen selle arve tühjemaks, siis ma saan siin toimetada. Et kõigepealt siis mallide loomisel üldse tuleks alustada sellest, et vaadata, kas seadistused on sobivad. Et me kindlasti oleme koolitusel paljudele teile ka rääkinud, et mida sealt siis tuleks valida või mida meie soovitame, aga see ei ole alati kindel, et kui nüüd teie asutusel on teistmoodi vaja, et siis saate alati neid seadistusi muuta. Et meie lihtsalt anname omapoolse soovituse. Et läheme sinna seadetesse tagasi ja vaatame siis, mis konteerimismallide puhul seadistada saab. Et siin on see seadistus kinnitamise konteerimismallide automaatsel rakendamisel. Ehk siis tahaksime ju, et võimalikult palju oleks automaatne, eriti need arved, mis tulevad igakuiselt ja mis on nagunii täpselt sama konteeringuga iga kord. Et lihtsalt me tahaksime, et nad rakenduksid juba kohe ise. Et me ei peaks enam käima mingit nuppu vajutamas, vaid kui arve tuleb sisse, ta juba oleks konteeritud ja juba läheks ka kinnitusringile. Ja et saabus küsimus, et kas limiidi määramisel peab kõigile selle panema ja mis siis, kui osadele kinnitajatele ei määra limiiti? No selles mõttes, kuna see on ettevõtte seadete all, siis see tegelikult kehtib tervele ettevõttele või asutusele. Et päris nii ei saa, et me ainult mingitele kindlatele määrame ja teistele ei määra. Loomulikult me võime panna nulli, aga selles mõttes see tähendab ka, et ta üksinda mingid arveid kinnitada ei saa ikkagi. Et seda kindlasti pole mõistlik võib-olla teha. Et see on nüüd täiesti oma valik, kuidas siis neid limiite määrata, et näiteks kui raamatupidajal on kõrgem limiit, siis saavad kõik arved tegelikult kinnitatud. Kui raamatupidajal on just võib-olla pandudki näiteks 0, sest tema võib-olla ei otsusta tee neid otsuseid, siis peaks olema ikkagi keegi, kellel on kõrgem limiit seal kinnitusringis olemas. Et ta siiski igale kasutajale palub selle määrata, et vähemalt kas või siis tõesti 0. Nii, aga liigun siis praegu siit edasi, et räägime siis edasi nendest mallidest ja nendest seadistustest, et siin RIP-menüüs on tegelikult päris mitu valikut. Tüüpiline on, mida me soovitame, ongi see, et arvesta arve lepingunumbri ja või viitenumbriga. Ehk siis see on see, mida me tavaliselt koolituse ajal ka ütleme, et mis on selline tavaline. Et me leiame, et võib-olla kõige mõistlikum meie jaoks, aga me ei tea ka alati, mis on kõige mõistlikum teie jaoks. Et see siis tähendab seda, et kui arve tuleb sisse, siis süsteem arvestab nii lepingunumbriga kui ka viitenumbriga, aga täidetud võib olla ka ainult üks neist. Et see ei ole oluline, et mõlemad ei pea olema täidetud. See tähendab siis, et kui näiteks täidetud on viitenumber, mis meil siin Eestis on võib-olla tavalisem natuke, siis arvestab ta ainult sellega, et lepingunumbrit ei pea tingimata olema. Kui nüüd arvel oleks mõlemad nii lepingunumber kui viitenumber, siis me peaksime valima selle esimese variandi. Ehk siis ta arvestaks mõlemaga. Kui üks oleks tühi, siis juba mall ei rakendu. Et näiteks see kord siis hanke saadab sellise arve, kus on ainult viitenumber, tavaliselt saadab lepingunumbri ja viitenumbriga, siis tähendab, et see kord automaatne mall ei rakendu. Kui me valime, et ära arvesta arve viitenumbriga, siis viitenumbri lahter tähtsust ei oma ja süsteem arvestab ainult lepingunumbriga. Et seda tõenäoliselt juhtub üsna harva, et pigem saadetakse viitenumbriga arveid kui lepingunumbriga. Ja kui valime, et ära arvesta arve lepingunumbri selgitusega, siis vaadatakse ainult viitenumbri lahtrit. Ja viimase puhul siis ei oma tähtsust kumbki lahter, ehk siis süsteem kumbagi ei võrdle ja rakendab seda malli ikkagi selles mõttes. Et nüüd see variant tunduks kõige parem, kõige rohkem automaatseid malle saaks sellele teha, aga siin jääb nüüd takistuseks võib-olla see, et kui mul tuleb ühelt hankijalt erinevate viitenumbritega arveid ja need peaks olema erinevalt konteeritud, siis ma seda varianti kasutada ei saa, et ta paneb mulle ikkagi ainult selle ühe malli kogu aeg. Et kuna ta selle lahtriga ei arvesta, siis ma peaksin ikkagi käsitsi valima, et kumba siis nüüd panna. Et päris tihti tuleb ju tegelikult arveid siis
erinevate teenuste eest, kas või näiteks Telialt näiteks tuleb mobiilsete teenuste eest, tuleb siis äriteenuste eest, et meil on 2 erinevat arvet erinevate viitenumbritega. Kui me nüüd valime selle arvesta arve lepingunumbri ja või viitenumbriga, siis ta tegelikult sellega arvestab ja Telia arvel on väga hea selles mõttes malli teha. Et kuna seal viitenumber on iga kord sama, ehk siis tuleb jälle uus mobiilsete teenuste arve, seal on täpselt sama viitenumber, siis on väga lihtne seda malli salvestada ja ta tunneb selle ilusti ära. Aga ma teekski siis võib-olla läbi siin mõned näited. Vaatan nüüd, kumb arve mul on. See on see leasingu arve. Aga ma võtan selle sama ühe näite Telia arvest. Et ma usun, et paljud on, või vähemalt loodan, on juba endale Telia arvetele mallid teinud ja ma usun, et olete sattunud meie blogisse vaatama videosid, kus ka samamoodi õpetame neid malle tegema. Aga teeme siis igaks juhuks korraks koos läbi, et see ei puuduta kindlasti ainult Telia arveid, vaid puudutab näiteks ka Eesti Energia arveid, kus on siis selleks väikeseks siniseks numbriks seal see tarbimiskoha kood, ehk siis see EIK-kood, et selle järgi saab täpselt samamoodi salvestada. Et iga kord see tarbimiskoht läheb selle konteeringuga, et me saame nagu niimoodi siduda neid. Ja Telia arve puhul siis saame siduda selle konteeringu selle telefoninumbriga. Et need ülejäänud asjad siin, mida siis näiteks Telia või kes iganes võib siia üles märkida, need väikesed numbrid siin võivad olla mingisugused nende poolt määratud mingid tunnused ja mille järgi teil nagu ei ole võib-olla mõistlik neid malle teha. Ehk siis tavaliselt ikkagi telefoninumber on see õige variant või siis Eesti Energial tõesti see EIK-kood ja osadel kütusefirmadel on veel lisaks näiteks kütusekaardi number, mille järgi saab siis ka konteeringut panna. Et iga kord selle sama kütusekaardil oleks siis sama konteering. Kõigepealt alustaksime sellest, et me summeeriksime need read kokku siis telefoninumbrite lõikes. Et te näete, et siin on mitu rida ühe sama telefoninumbriga ja paneksime siis need omavahel kokku, sest üldjuhul ei ole vaja neid eraldi välja tuua. Kui nüüd teil on vaja, siis on muidugi teine asi, siis me peaksime salvestama sellise natuke keerulisema malli, ehk siis, et arvestaks ka seda rea nimetust, et arvestaks nii seda telefoninumbrit kui rea nimetust. Et näiteks iga kord, kui te tahate, et oleks internet näiteks eraldi välja toodud, siis peaksime salvestama nii, et juhul, kui tuleb selline rida, kus on internet mobiilis ja see telefoninumber oleks üks konteering, aga juhuks, kui on näiteks siin kõnet Telia võrku ja see siis oleks teine konteering. Et see nüüd läheks, tõenäoliselt protsess läheks pikemaks, aga lõppude lõpuks tuleb see kõik ikkagi ainult ühe korra läbi käia. Et seda ei ole vaja iga kord hakata tegema. Aga praegu teeme siis selle lihtsama variandi ja rõhutan kindlasti, et kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis võib praegu küsida, kui kellelgi on mingeid spetsiifilisemaid küsimusi, siis alati võib meile helistada, et me saame koos asju läbi teha, et see on kindlasti väga oluline. Et kui nüüd endal välja ei tule see ikkagi nii, nagu tahaks, siis saame alati aidata. Aga praegu siis summeerime need read telefoninumbri alusel kokku ja kuna siin on praegu ainult 6 rida, siis me võime ka panna siit vali kõik, aga me ei pea seda tingimata tegema. Et kui nüüd oleks siin võib-olla 50 erinevat lehekülge, siis oleks meil mõistlik üldse mitte midagi valida ja vajutada kohe summeeri read. Et kui me siit vali kõik paneme, siis ta valib ainult esimese lehekülje. Et see on kindlasti väga oluline, et kui teil ongi 50 lehekülge, ta panete vali kõik, siis ta valib need esimesed 10 ja summeerib ainult need kokku, et ülejäänud ta kõik jätab eraldi. Vajutame siis ja summeeri read ja siin on erinevad valikud, et hetkel see telefoninumber on see arverea grupi tunnus. Meilt on ka küsitud, et mõnikord ei ole 4 valikut. Et see nüüd oleneb puhtalt sellest, kui palju hankija on pannud seda infot see arvele peale. Siin praegu on 2 erinevat nii-öelda malli tuvastajat, ehk siis on siin näiteks ülemisel real on see T2 ja on telefoninumber. Et kuna me ei tea, mida see T2 endast nagu kujutab, siis me seda ei vali. Aga kui siin oleks näiteks ainult telefoninumber, siis oleks siin ka ainult 2 valikut, ehk siis oleks arveridade summeerimine käibemaksu lõikes ja malli tuvastajate käibemaksu lõikes. Sellisel juhul oleks see telefoninumber malli tuvastaja. Ehk siis, kui teil on 4 valikut, siis Telia arve puhul valite selle.
Kui teil on 2 valikut teliarve puhul, siis valite selle teise. Ja lisaks Eesti Energia puhul peaks olema see viide kliendile. Ehk siis nende jaoks see tarbimiskoha kood on viide kliendile ja seal on igasugused muid tunnuseid neil veel juurde pandud, aga see on kindlasti viide kliendile. Summeerime siis praegu ära. Ja sain siis siit 2 erinevat rida, ehk siis kuna siin oli 2 erinevat telefoninumbrit, siis sain ka arved või need read siia praegu 2 tükki, ehk siis 2 erinevat. Nüüd ma saan need ära konteerida ja siis ma saan salvestada need malli. Ehk siis iga kord, kui tuleb sellise telefoninumbriga nagu 500 3300, siis iga kord tuleb täpselt sama konteering. Panen siis siia mingisuguse konteeringu praegu ära. Ja salvestame siis malli ka. Nii, mingi osakonna ka. Võime kohe siit vajutada, kui ma näiteks see konto jääb samaks, aga osakond on teine, ma võin vajutada kopeeri konteering järgmisele ja salvesta järgmine. Ja siis vahetan lihtsalt siit selle osakonna ära, panen näiteks juhatuse siia. Ja nüüd vajutan salvesta, siis ta paneb mul selle akna kinni. Nüüd on mul need read konteeritud ja ma saan nüüd hakata salvestama malli. Ehk siis tegevuste all on salvesta mall, seda valikut siin enne ei olnud. Et enne kui rida ei ole konteeritud, enne seda valikut ka ei tule. Et nagu kindlasti teate, siis mall ei saa salvestada ka tühjast kohast. Ehk siis lihtsalt enne ei saa malli teha, kui arve ei ole sisse tulnud. Kui arve on juba olemas, siis saab selle peale malli hakata salvestama. Et kinnitamismalli saab siis ka täiesti tühjast kohast, et teate näiteks, et varsti tuleb selle hanki arve, et tahate, et läheks sellisele ringile, siis selle saate juba enne ka valmis teha. Antud juhul siis me teeme arve reapõhise malli. See tähendab, et mul on 2 rida ja need on erinevate konteeringutega. Kui mul oleks selline arve, kus ma tahaksin, et terve arve oleks ühe konteeringuga, siis ma teeksin arvepõhise. Ehk siis ma ei hakka neid ridu omavahel eristama kuidagi. Et ma teen siis lihtsalt arvepõhise. Ja kui ma valin siit arvepõhine, siis ma siit alt nagu rohkem väga midagi valima ei peagi. Teeme arve reapõhise ja valime siis, mille järgi süsteem tunneb ära, et millist konteeringut selle reale panna. Valime siit selle malli tuvastaja ja siit valime selle arverea grupi tunnuse, mis on siis see telefoninumber. Et siin on alati see näha ka, et kui te ei tea, millist valida, siis siit saate vaadata, et kas see on siin arverea grupi tunnus just see telefoninumber. Kui ma nüüd tahaksin seda teenuskaupi nimetuse järgi, ehk siis selle nime järgi salvestada, siis ma paneksin siia ka linnukese näiteks, et ta arvestaks nii seda nimetust kui siis seda telefoninumbrit. Aga antud juhul tahan ainult selle telefoninumbri järgi salvestada. Ülevalt siit valin ma muidugi automaatse konteerimise, et ta siis seda mul automaatselt iga kuu teeks ja ma ei peaks seda enam ise tegema. Ja samamoodi ma valin automaatne arveridade summeerimine käibemaksu lõikes. See tähendab siis seda, et süsteem arve sisse tulles konteerib ära kõigepealt telefoninumbri alusel kõik read ja siis summeerib samad konteeringud kokku. Ehk siis panebki mulle need täpselt nii, nagu mul vaja praegu oleks. Et ma ei pea valima seda malli tuvastaja käibemaksu lõikes, vaid piisab sellest käibemaksu lõikes siis valimisest. Nüüd salvestan selle ära. Ja näen, et see muutus siin roheliseks, ehk siis selle reale on juba mall olemas. Ja nüüd saaksin teise rea ka juurde salvestada. Mallide puhul siis eriti selliste võib-olla Telia arvete ja ütleme tõesti võib-olla ka kütuse arvete näiteks puhul ongi see, et kui tuleb uus kütusekaart või siis tuleb uus telefoninumber, siis need saab kõik sinna juurde panna. Et kindlasti ei pea hakkama otsast peale selle malliga, et saab alati lihtsalt juurde salvestada. Et kui seda rida näiteks sellist telefonumbrit enne ei olnud, siis süsteem annab ka märku, et mall puudub ja siis me saame juba salvestada selle juurde. Et ma võin siit ka näidata. Eemaldan need kanderead ära, nagu me ei oleks selle arvega midagi teinud ja rakendan praegu siit käsitsi seda malli. Seda saab ka alati muidugi teha. Ja siis siit on täiesti tühi, et te näete, et siin kontot ei ole. Siis näete, et järelikult selle real malli ei olnud ja saab siia salvestada juurde, et saab ära konteerida ja salvestada. Et see on kindlasti, variant on kindlasti olemas, et ei pea kunagi alustama algusest. Ja alati saate ka jälgida oma malle siit seadete alt, ehk siis üldinfo seaded ja konteerimismallid, et mis mallid teil loodud on ja mis teil seal täpsemalt on. Et kui näiteks ühel hetkel te ei taha enam, et see mall läheks peale automaatselt,
vaid tahaksite seda enne võib-olla üle vaadata ja käsitsi rakendada, siis saate alati siit seda kõike muuta, et see variant on alati olemas. Mida ei saa vahetada, on see, et ei saa siis malli tüüpi vahetada hankijast siis valdkonnapõhiseks. Ehk siis, kui ta on juba hankijapõhiselt loodud, siis valdkonnapõhist temast teha ei saa. Et valdkonnapõhine tähendaks seda, et te peate kindlasti ise seda rakendama. Et meie süsteem ei tea, mis valdkonda mingi arve teie jaoks kuulub. Et see on siis kindlasti siin, saab neid otsida, kui teil on neid juba palju, et kindlasti ma usun paljudel teil on juba terve hulk neid tekkinud, et kui midagi enam ei kehti, näiteks saate siit ära kustutada, et võib-olla näiteks oleks vaja täitsa uus teha, et või siis näiteks seda hankijat enam ei olegi, et siis saab alati siin seda hallata. Nii, aga ma näitaks veel lisaks sellele Teliale, mida kindlasti siis saate meie blogist ka seda videot vaadata, et kuidas see siis käib ja saate selle näiteks kõrvale võtta, kui hakkate tegema. Siis lisaks ma näitaksin seda osalise nimetusega malli salvestamist ka. Et võib-olla veel ka paljud seda ei kasuta. Et mul on siin üks hea näide, see on lihtsalt näidis ühest liisinguarvest. Et liisinguarved tihtipeale tulevad siis selliselt, et neil on see periood siin küljes. Ehk siis tegelikult järgmisel arvel on ju teistsugune periood. Et ma ei saa seda salvestada selle teenuskaup nimetuse järgi, kuna ta arvestab tervet seda rida ja siis ta arvestab, et järgmine kord ei ole ju enam aprill, siis ta seda ei rakenda automaatselt. Ehk siis ta ei tunne seda ära. Mida me saame teha on siis see, et me saame kasutada siit ainult näiteks ühte sõna või ühte mingit sõnaühendit, et ta selle järgi tunneks ära. Paneme siit kõigepealt konteeringu, et ma saaksin seda malli üldse salvestama hakata. Ja siis salvestame malli. Samamoodi, kuna siin on 2 erinevat rida ja need on erinevate konteeringutega, siis ma valin siit arverea põhise. Ja nüüd ma ei vali mitte seda malli tuvastajat, kuna siin ühtegi ei olnud, vaid ma valin selle arverea teenuskaup nimetuse järgi. Ja kasutan siis osalist teenuskaup nimetust. See tähendab, et ma kustutan siit selle perioodi ära. Jätan siis kas siia leasing periood või jätan siia lihtsalt sõna leasing. Et iga kord see arved tulevad tavaliselt leasingu eest täpselt samamoodi iga kuu. Nimetused on põhimõtteliselt samad, lihtsalt see periood seal muutub, et siis ma võin jätta, et leasinguga rida oleks alati selle konteeringuga ja teisel real siis valin, et intressiga rida oleks alati selle konteeringuga. Et seda saab kindlasti teha ja seda saab kasutada päris paljudel erinevatel arvetel, et kas või meie enda Eesti Posti arved, kus on siis näiteks peal mingisugused margid. Margid on iga kord erineva nimetusega, kuna neid ongi nii palju erinevaid, siis võite lihtsalt jätta sõna mark, et ta siis iga kord need margid konteeriks siis ühe sama konteeringuga. Aga kindlasti siis tuleb siia see linnuke panna, et kui see linnukest siia ei pane, siis ta seda ka ei arvesta ja siis tuleks see tõepoolest siit nagu ära kustutada, et ta ei tea muidu, milliste osade soovite kasutada. Jällegi võin siit panna automaatne konteerimine, summeerida mul siin ei ole vaja, kuna see nagunii ainult 2 reaga ja need tulevadki mul erinevate konteeringutega, ma ei taha midagi kokku panna, siis ma lihtsalt salvestan. Ja jälle on sellel real siis konteering olemas ja mall salvestatud. Ehk siis see on kindlasti hea variant, kuidas siis salvestada malle nendele arvetele, millel on siis mingisugune periood veel küljes lisaks. Et muidu meil seda kunagi teha ei olnud võimalik, ehk siis iga kord olekski pidanud seda käsitsi rakendama, et kuna ta seda perioodi pärast just ära ei tundnud. Mis siin võib juhtuda, on see, et võib juhtuda mallide vastuolu. Ta annab sellest ka siin konto lahtris märku, kui mall on rakendunud. Et see nüüd tuleb sellest näiteks, kui me paneme siia, salvestame siis mõlemad read näiteks sama osalise nimetusega, paneme mõlemale periood, siis süsteem ei tea, kumba perioodi ta siis peab arvestama või kumba konteeringut siis panna. Et need peavad kindlasti olema üksteisest täiesti eristatavad. Et ma ei saa ka panna nagu siia mingisugust näiteks jättega ainult perioodi. Et kui mõlemal on sama periood, mõlemal selle real, siis järgmine kord ta ei saa aru, kumba nagu konteeringut siis lisada reale. Et siis tekibki see vastuolu. Et päris tihti on sellise probleemiga pöördutud ja lihtsalt infoks, et siis teate ise ka, mida üle vaadata. Et jällegi samamoodi saate seda siit teha konteerimismallid alt.
ja siit siis saate vaadata, et kas teil on see, näiteks siin on sõna leasing, kui teil on veel siin kuskil mingisugune rida nimega leasing, siis ilmselgelt süsteem ei tea, kumba leasingut kasutada. Et siis tekibki see vastuolu. Et seda võib aeg-ajalt juhtuda. Muidugi, kui mall millegi pärast õigesti ei rakendu ja te ei ole päris kindel, mis seal siis valesti läks, siis jällegi võite meile helistada või kirjutada, vaatame koos üle. Et kindlasti me juba selliseid enam levinumaid probleeme teame, mis võib juhtuda mallide salvestamisel, et oskame kiirelt sealt selle probleemiga üles leida, et saab alati parandada. Et siin lihtsalt tuleb teha tõenäoliselt salvestada sinna see rida või midagi uuesti. Et see võimalus on kindlasti olemas. Et mõnikord jah, ei tule päris nii välja, nagu olete mõelnud. Nii. Vaatame siis, mida veel võiks rääkida. Kui mallide kohta on mingeid selliseid lihtsamaid küsimusi, millele võiks siin praegu ära vastata, siis võite loomulikult küsida. Ja tõesti siis mingid täpsemad asjad, et kuidas mingile konkreetsele arvele võib-olla malli teha, et seda saame siis rääkida juba telefonis. Aga ma näitaksin teile võib-olla siia veel lisaks kinnitamismalle ja siis näitaksin ka meie arvekeskuse blogi, et kus siis saab päris paljudele küsimustele vastuse, et alati ei peagi võib-olla kohe meile helistama, vaid saab siis lihtsamalt ka. Et sinna saab ju ligi omale sobival ajal, et kui meie töötame 9-5, siis sinna võib ükskõik mis ajal vaadata. Aga näitan veel võib-olla siis kinnitamismallid ka ära kiirelt. Võtan siin selle arve. Suunan selle kinnitamiseks. Panen see enda nime ja lisan veel näiteks konsultanti Ingriidi ka. Ja saadan selle kinnitamisele. Ja nüüd ma saan siis salvestada malli, ehk siis enne seda valikut jälle siin ei olnud. Ja samamoodi siis saan teha selle ka automaatseks, ehk siis siia ma pean linnukese panema. Viitenumber tuleb siis juba arve pealt, nagu te teate, et samamoodi nagu konteerimismallidel. Süsteem teedab selle ise ära. Ja kui see viitenumber on iga kord sama, nagu meil praegu järjestustes valitud oli, et ta arvestaks siis lepingunumbri ja või viitenumbriga, siis järgmine kord see ka rakendub. Ehk siis järgmine kord saan arve kohe mina kinnitamiseks, kui see arve on süsteemi jõudnud. Et mingit viidet siin nagu vahel ei ole. Ja jällegi kõik kogunevad siia kinnitamismallid alla. Siit saab neid jälgida, siit saab neid vahetada. Siit saab ka asendada kinnitajat, kui vaja peaks olema, et kui keegi läheb näiteks ära, töötaja vahetub, saab ta asendada kõigis ringides kellegi teisega. Valin siit näiteks selle ringi, ma võin ka valida vali kõik, kui mul on siin neid palju. Vajutan asenda kinnitaja ja asendan siis näiteks ennast konsultant Merliniga. Ehk siis saan selle ära vahetada. Ta muutub siis kõigis ringides, et see on võib-olla hea variant, et kui teil on neid kinnitamismalle väga palju, siis võibki olla, et ühe töötaja lahkumisel tunduks nagu, et nüüd tuleb võtta ette üks suur töö ja uuesti salvestada või uuesti siis need kõik käsitsi ära muuta, et seda kindlasti ei ole vaja, et saab ka kõik ühe korraga. Et saabus küsimus, et kui on arveridaded erinevad kinnitajad, mida panen ühe kaupa arveridadele käsitsi, kas see mall siis tunneb ka selle rea arvel, mida kinnitama peab? See täpselt ei saanud küsimusest aru, aga ma saan aru, et kasutate seda ridade põhist kinnitamist, ehk siis igale reale on erinev kinnitaja, aga mis malli praegu mõeldud on ja kuidas sellele täpselt vastata. Tõenäoliselt äkki mõtlete seda, et kas saab teha sellist malli, kus ta siis automaatselt lisaks ridadele ise need kinnitajad. Et ridade põhise kinnitamise malli ei saa niimoodi päris salvestada, aga mida saab teha on näiteks see, et saab selle nii-öelda siduda selle konteeringuga, ehk siis kontodega on võimalik siduda ka või mingi dimensiooniga näiteks kinnitajat. Ehk siis näiteks kui mul on
mingi konkreetne osakond või mingisugune konkreetne objekt, siis ma alati panen sinna, seon sellega selle kinnitaja, ehk siis alati, kui ma konteerin selle rea selle dimensiooniga, tuleb alati selle reale see kinnitaja ka kohe külge. Et niimoodi saab seda teha. Aga jällegi seda võite helistada meile, räägime läbi, vaatame, saate täpselt tuua näite, mis arvel seda vajate ja siis saame vaadata, et mis see kõige parem lahendus oleks. Et lõpus siis näite kontakte ka, ma usun, et te kindlasti teate tegelikult, kuhu helistada, kuhu pöörduda, et meie number mingi saladus ei ole, et siis saame vaadata juba konkreetselt selle arve pealt, et kuidas saaksime seda natuke automatiseerida. Et sellest siis saame siis rääkida. Nii, aga siis veel võib-olla see, et nagu ma ütlesin enne, siis kinnitamismalle saab ka, eks ole, tühjast kohast lisada. Võib-olla see ei ole nii mugav, sellepärast, et lõppude lõpuks viitenumbrit, ma usun, et keegi väga meelde ei jäta, kui te mingit vanalt arvelt sealt vaatama ei hakka. Et siis siin on muidu ka olemas see uus mall ja ma tean, et mõned asutused teevad seda, et nad loovad neid kinnitamismalle, näiteks liituvad meiega ja loovad juba terve hulga enne valmis, enne kui arved tulema hakkavad. Ehk siis mõnikord kasutatakse siin malli tüübina siis seda valdkonda. Ehk siis näiteks väga väikeses ettevõttes on võib-olla näiteks ainult 3 erinevat kinnitusringi, inimesi on vähe, kes peaksid arveid kinnitama, siis nad teevadki selle valdkonna põhise ja teevad selle juba ette valmis. Ehk siis panengi valdkonna nimeks näiteks, ma ei tea, esimene kinnitusring ja teine kinnitusring ja 3. kinnitusring ja teen need juba ette valmis, et siis lihtsalt vastavalt vajadusele, millist rakendan. Siin, kui muidugi on nii vähe neid, siis ei ole ka tõenäoliselt probleem neid kinnitusringi teha käsitsi, et kuna sinna ju ka eriti midagi muud panema ei pea, kui hakkate nime trükkima ja ta pakub kohe variante, siis sealt, et valite sealt õige. Et siin ka nagu mingit raskust tegelikult ei ole. Aga tavaliselt jah, siis hankija põhiseid keegi ette tegema ei hakka, kuna siin oleks vaja teada natuke rohkem infot. Et peaksite panema siia hankija ja viite numbri näiteks, kui te tahate, et see automaatselt rakenduks. Ja kindlasti siis jah see, et viitenumbrid peavad olema iga kuu samad. Et need siis hankijad, kes esitavad arveid nii, et seal on arvepõhine viitenumber, siis nende puhul selle seadistusega vähemalt automaatseks midagi teha ei saa. Ja kui tal on iga kord erinev, süsteemil ei ole millegi järgi ära tunda. Kui nüüd nad täidaksid seda lepingunumbri lahtrit, oleks muidugi lihtsam, siis ta tunneks selle järgi ära, aga väga vähesed seda teevad hetkel. Aga alati tasub ka oma hankijatega suhelda, küsida, et võib-olla nemad näiteks ei teagi, et te vajaksite lepingunumbrit ka lisaks arvele. Et kindlasti tasub proovida. Et teie ütlemine kindlasti on olulisem neile kui meie. Et kui omad kliendid ikkagi pöörduvad, siis tihtipeale tehakse ka muudatusi. Et mõned arved on nii ka ära muudetud. Kui nüüd mul oleks siin seadistus, et ta ei arvestaks kummagagi neist, siis nad rakenduksid mul nagunii, siis ma võiksin neid teha siia väga palju juba ette ära. Et siis ei oleks mingit vahet, kas viitenumbri lahter on täidetud või mitte või lepingunumbri lahter, et mall rakenduks nagunii automaatselt. Siis ta lihtsalt vaatab selle registrikoodi järgi, et kas kui see juba klapib, siis ta juba seda rakendab. Aga siin tulebki mõelda, et kas ühelt samalt hankijalt tuleb erinevate viitenumbritega arveid näiteks või mitte. Tuleb see protsess enne läbi mõelda ja õnneks saab alati tõesti muuta asju, et kui näiteks arvele automaatselt on mingi mall rakendunud, aga see ei ole seekord päris õige või tahate midagi muuta, et siis mitte midagi ei ole kivisse raiutud, alati saab muudatusi teha. Et see ei ole kindlasti lõplik. Et malle saab siis alati, malle saab ümber teha, arvel saab neid konteeringuid muuta, kinnitajaid muuta, et kõik on võimalik. Nii. Jah, kinnitaja asendamisest ma rääkisin, eks ole, et seda saab väga lihtsalt teha. Vaatame, mida veel võiks mainida. Edasi siis teises osas juba, kui me oleme vahepeal siin väikse kohvipausi teinud, siis ma räägin kindlasti meie kinnitusringi uuest vaatest. Et hetkel ma siin veel näitasin teile kõiki neid nippe ja asju ja kinnitusringi vana vaate peal, siis hiljem ma näitan teile, milline see uus vaade välja näeb, mida seal teha saab, kuidas seda kasutada ja kindlasti räägime ka sellest, et kuidas te selle endale saaksite, kui teil huvi on. Samamoodi siis räägime kuluaruannetest, ehk siis tõenäoliselt paljud teist veel seda ei kasuta, et sellest räägime natuke pikemalt, kuidas see siis käib, kuidas üldse
kvitungid siia saavad, kuidas saab sellest aruande teha, et sellest ka kindlasti. Ja mainin siis ka ära, et meil on siin olemas ka müügijuht Rain-Alari Külm, kes vastab vajadusel hinnastamiseks seotud küsimustele, kui teil mõni tekib, et näiteks palju üks kuluaruanne võiks maksta. Et siis tema on õige inimene vastama sellele. Aga ma usun, et praegu vast võime teha väikese pausi ja siis juba edasi teistel teemadel. Nüüd räägiksin teile siis meie uuest kinnitusringi vaatest, et ma usun, et paljud teist on saanud ka e-maili teel juba info selle kohta ja meil on ka kordumata kippuvate küsimuste all olemas tegelikult need videod, et mis siis täpsemalt on muutunud. Aga ma räägiksin üle ja näitaksin võib-olla siis ise ka, et mis siis täpselt seal on. Et kindlasti saate hiljem ka seda videot vaadata, kui soovite. Et siin on siis praegu pilt sellest e-mailist, mis siis saabub, kui arve saadetakse kinnitamisele. Mis on siis tegelikult selle kinnitusringi vaate mõte ongi see, et see oleks lihtsam, kiirem ja mobiilisõbralikum. Et väga paljud siiski tänapäeval tahaksid mobiilis arveid kinnitada ja varasemalt see meil mingit eraldi lahendust selle jaoks ei olnud ja see ei olnud võib-olla kõige siis sõbralikum tõesti, et tuligi lihtsalt seal mobiilibrauseris sama vaade lahti enam-vähem, mis siis arvekeskus on arvutis, et see ei olnud väga mugav. Ja nüüd me oleme siis teinud muudatusi, selle jaoks me küsisime ka klientide arvamust, seega peaks olema siis sobiv nende soovidele. Kui nüüd te näiteks otsustate seda kasutama hakata ja teil tekib mingisuguseid ettepanekuid, mingeid probleeme, küsimusi, siis kindlasti andke teada, et kuna see on alles väga uus, siis ma usun, et arenguruumi on kindlasti veel palju, et mis meid aitab tegelikult ongi teie tagasiside. Et muidu me ju mingit teie jaoks mõeldud lahendust heaks ei saa, kui tagasisidet ei tule. Et kindlasti ootame seda. Ja kui nüüd pärast seda minu tutvustust keegi soovib seda kasutama hakata, siis võite kirjutada abi@arvekeskus.ee ja me saame selle aktiveerida. Ja alati me saame ka teid vana vaate peale tagasi siis, et ei ole vaja kui midagi ei sobi praegu teile, siis te saate alati vana vaadet kasutada. Et me ei oska praegu täpsemalt öelda, millal me sellise vaate nii-öelda kohustuslikuks teeme või kõigile peale paneme. Et hetkel on ta siiski nendele klientidele mõeldud, kes seda soovivad. Läheme siis tagasi arvekeskusesse ja vaatame siis, et milline see vaade siin välja näeb. Võtame siit kinnitusringi lahti. Ja näeme, et siin on juba teistsugune vaade kui siis varasemalt, et juba see arve valimine siis kinnitamiseks näeb juba siin teistsugune välja, see nimekiri. Mis on siis sama on endiselt, et samad on otsingufiltrid, aga lisandunud on siis kandekuupäev, mille järgi saab ka otsida. Et seda on küsitud ja me oleme selle siia uude vaatesse siis lisanud. Et see asub siis siin. Et täpselt samamoodi saab endiselt siit saatja, arvenumbri, konteeringu järgi otsida, et kõik need valikud on iseenesest olemas. Arvete nimekiri on siis siin ja nagu näete, siis põhiline erinevus võib-olla on see, mis kohe silma hakkab, on see, et ei ole enam neid rea lõpus neid tegevusi, et mis varasemalt meil igal pool olid, et nii ostuarvete nimekirjas, kinnitusringis, igal pool olid need tegevused seal rea lõpus, et sealt sai siis erinevaid asju valida. Et hetkel meil siin muid valikuid ei olegi, kui saate vajutada siis arvenumbri peale ja sealt hakata arvet kinnitama ja konteerima. Küsiti, kas see uus vaade on lisatasuga? Kindlasti mitte, et see on lihtsalt meie poolt arendatud nii-öelda klientide soovide põhjal ja selles me mingit lisaraha ei võta, et seda saate proovida täiesti täpselt sama raha eest, mida te praeguses maksate, et midagi juurde maksta ei ole vaja. Nii, et nagu ma siis mainisin, et saab vajutada arvenumbri peale ja siis sealt hakata arvet kinnitama ja konteerima. Kontodimensioonipäring on siin ka olemas ja nüüd on lihtsalt siis taasta algseisi asemel on siin tühjenda väljad. Et see teeb siis täpselt sama asja, mis see taasta algseiski tegi. Võtame siis siit ühe arve lahti ja vaatame, milline arve ise välja näeb, kui ta on meil kinnitusringis.
Arve näeb siis välja selline, siin olen kinnitusringis ainult mina, ehk siis mina olin ka see algataja ja minu käes on see ka kinnitamisel, et ongi ainult üks kinnitaja. Kui algataja jätab mulle mingisuguse kommentaari, siis see oleks näha siin oranžis kastis. Ehk siis lihtsam on leida kommentaare, mis on konkreetselt teile jäetud. Et seda saate kohe sealt vaadata. Samaks on jäänud see ülemine osa siit, ehk siis on olemas ikka need samad valikud. Endiselt on olemas lisaandmed, arve, manused ja lingid, ajalugu saab vaadata ja ka kinnitamist. Et see on samaks jäänud, lihtsalt kujundus on veidi teine. Ja siit on ka siis näha, et kas tegemist on siis järjest kinnitamisega või siis paralleelsega. Siin, kui oleks neid kinnitajaid rohkem, siis oleks lihtsalt siin ka rohkem neid kastikesi. Et hetkel on siis ainult üks kinnitaja ja rohkem variante ei ole. Mida ma tahaksin võib-olla mainida, et varasemalt tekitas päris paljus kinnitajates segadust see nupp lükka tagasi. Et seda me alati ka koolitusel oleme maininud, et seda nuppu ei tasu eriti palju kasutada, kuna see katkestab kinnitusringi. Uues vaates me oleme ära vahetanud selle nupu nime, ehk siis selle nimi ongi nüüd katkesta kinnitusring, mis peaks olema klientidele siis nagu selgem. Ehk siis kui kinnitajad hakkavad siin kinnitama, siis nad seda nuppu tõenäoliselt nii kergekäeliselt ei vajuta, kui nad seda lükka tagasi nuppu tegid. Et kohe on aru saada, et see nupp siis katkestab selle kinnitusringi. Et varasemalt kasutati seda lükka tagasi sellisel puhul võib-olla, kui ei olnud päris kindel, mida peab tegema, aga suunama ka ei hakatud, vaid kohe vajutati lükka tagasi. Vahe on ka siis selles uuel kinnitusringil, et need kinnitamise ja suunamise ja katkestamise nupud on siis kohe siin üleval. Need on ka all olemas, nii et need on kahes kohas tegelikult. Kui nüüd oleks enne mind veel kedagi kinnitusringis olnud või peale mind, siis siin oleks ka tagasi eelmisele ja suuna järgmisele, et need nupud oleksid ka siin olemas. Et hetkel siin midagi ei ole, kuna mina olen ainuke kinnitaja ja mul ei ole kellelegi tagasi seda siis eelmisele suunata ega siis ka järgmisele. Nupp suuna toimib endiselt, et seda on võimalik ikka teha. Nüüd näeb selliselt välja nii, et esialgu on siin ainult üks vaba koht. Kui ma kirjutan siia näiteks konsultant Ingridi, siis ta avab mulle selle järgmise, ehk siis ma saan alles järgmist valida. Samamoodi ma saan siin järjekorra numbrit siis vahetada. Nüüd, kui ma panen jällegi 3. kinnitaja määran, siis ta avab mulle 4. Ehk siis niimoodi edasi kogu aeg need avanevad, et saab siis neid kommentaare jätta ja asju siis kirjutada siia. Samamoodi on endiselt olemas suuna kinnitamiseta ja suuna ja kinnita, et need 2 varianti on ikka olemas. Ja saab siis ka jätta siia kommentaari, et 500 tähemärki on siis see pikkus. Et need võimalused on endiselt olemas. Lihtsalt ta näeb teistsugune välja. Kui me liigume nüüd allapoole, siis siin on need arveandmed. Siin on siis näha ettevõtte nimi ja registrikood ja hankijakood ja kõik sellised andmed. Muudatusi saab üldse siin arvel teha selle nupuga. Ehk siis neid on mitmetes kohtades, on ka näiteks siin arveridade juures selline nupp. Kui ma vajutan siia peale, siis need lahtrid, mida ma saan muuta, muutuvad siis aktiivseks. Ehk siis ma saan neid siin muuta. Ja kui ma tahan seda salvestada, vajutan siia. Kui tahan katkestada, siis siia, et ta alati näitab ka, et mida see siis täpselt tähendab. Samamoodi saab siis näidata vähem infot või rohkem infot, et kui on vähem infot, siis ta näitab ainult seda põhiasja siin. Rohkem siis toob välja juba ka siin muud asjad, et mis on üks arve tüüp ja kas on seotud mingi ostutellimus sellega. Allpool on siis arveread ja kanderead. Need kuvatakse nüüd teistmoodi. Kui varasemalt nad kuvati nii, et arveread olid üleval, kanderead tulid siis pärast neid, siis nüüd on see vaade natuke teistsugune. Et kanderead on siin praegu avatud, kuna sellel arvel oli loodud kanderead. Arveridade peale saab siis minna siit. Ehk siis kui ma vajutan siia arveridade peale, siis ma saan neid vaadata. Kui neid on nüüd rohkem, ehk siis ta kuvab siin 5. Kui neid on rohkem, ma saan vajutada laienda tabel ja siis ta näitab mulle neid teisi ka. Et praegu oligi näitas mulle 5, aga tegelikult oli 6 arverida. Et siis ei ole seda kerimist võib-olla edasi-tagasi nii palju, et muidu olid kõik seal nähtavad.
Nii, aga läheme siis siia kandridade peale tagasi, kuna me saame tegevusi teha ainult siin, sest need on loodud. Summeeri read on nüüd siin sellise oranži nupuga välja toodud, samamoodi siis rakenda malli ja kontrolli summasid. Ja nagu näete, siis ka siin tegevusi ei ole rea lõpus. Samamoodi saab siis teha neid kõiki muid tegevusi, mida siis varem ka teha sai, saab lihtsalt teistest kohtadest. Näiteks kontot ma saan lisada siit, ehk siis konteeringut, see ei tähenda siis ainult kontot, vaid ka dimensioone. Ehk siis mul avaneb siin selline aken, kus ma saan siis need valida. Süsteem otsimiseks on ikka täpselt sama, ehk siis hakkate kirjutama ja siis hakkab teile sobivaid pakkuma. Et seda siis nii dimensioonidega kui siis kontodega, et see on endiselt täpselt sama loogika. Ja ka siin saab arvefaili näha ja saab siis ka näha seda kinnitusringi. Et täpselt samamoodi nagu teises vaateski. Kui mul on juba konto siia lisatud, siis seda muuta ma saan nii, kui ma vajutan siia konto peale. Ehk siis jälle avaneb mulle see konteeringu aken, kus ma saan siis muudatusi teha. Kui nüüd on vaja muuta siin näiteks käibemaksu või midagi, et siis ma saan vajutada jälle siia muude andmed peale ja siis mul avanevad need väljad, kus ma saan siis muudatusi teha ja jällegi ära salvestada. Mis on siis võib-olla veel üks põhiline vahe võrreldes vana vaatega on see, et dimensioonid on siin kohe niimoodi rea juures välja toodud. Et seda varasemalt ei olnud, pidi siis sealt väiksest plussikesest lahti klõpsama, et ta näitaks, mis dimensioonid on reale pandud, siis nüüd näeb seda kohe siin rea juures, ehk siis sellel real on personaliosakond näiteks lisatud. Et see on ka siis kohe näha. Kõik need ülejäänud tegevused, arveridade jaotamine, käibemaks kuluks, 50% käibemaks kuluks, kõik need on ka endiselt alles, lihtsalt nad on koondatud siia lisategevuste alla. Kui ma siia vajutan, siis ma näen siin erinevaid valikuid. Et need valikud on kõik endiselt tõesti alles. Siit näiteks võime proovida seda arverea jaotamist. Võtame siit selle esimese rea näiteks. Ja vajutame siit jaota arverida. Et see aken näeb lihtsalt teistsugune välja, põhimõte on endiselt sama, ehk siis siia ma saan panna mitmeks ma soovin seda jaotada, jaota näiteks 3 ja siis kas protsentuaalselt või summaliselt. Ja teen näiteks 3 võrdset. Samamoodi saab siit ka konteeringut lisada, nagu ka siis varasemas vaates, kus oli selleks ka võimalus olemas, et kõike saab samamoodi teha. Lihtsalt vaade näeb selline natuke kaasaegsem ilusam välja ja võib-olla lihtsam ja arusaadavam ka. Et vajutan nüüd siia jaota, siis ta teeb mulle need 3 siin. Ja jällegi, kui siin tekkis erinevus ümardamisest, siis kontrollisummasid nupp on siin kohe suurelt. Et võib-olla need nupud paistavad nüüd natuke paremini välja, kui nad seal vanas vaates paistsid, et olid nad kindlasti väiksemalt, osa oli hallil taustal, osa oli üldse väikeselt arveridade kohal, et nüüd nad on sellised nähtavamad ja ma usun, et lihtsam on neid üles leida. Kõige all on siis see PDF vaade, et seda saame siit näha. Ja siin on täpselt samad nupud nagu varasemalt siis seal üleval pool ka olid. Et neid ongi 2 kohas, et kui nüüd arve sellest ülemisest osast nagu piisab selle jaoks, et arvet kinnitada, siis saab selle kohaselt ülevalt ära teha või siis kohe näiteks kuskil ära suunata või katkestada. Aga kui nüüd PDF-i vaadata, et siis on mugav, kui need on ka siin all olemas. Et saab ka siit vaadata seda. Nii. Vaatame, kas midagi on veel, mida võiks mainida, mis on täiesti muutunud. Siit selles osas võib-olla rohkem tegelikult midagi ei olegi, kuigi jah, võib-olla veel see ka, et kuidas saab neid lisaandmeid muuta. Varasemalt oli tegevused ja lisaandmed, kus sai siis muuta seda brutosummat ja käibemaksu, siis nüüd saab seda teha, kui vajutada siia teenuskaup peale. Ehk siis enam ei ole tegevused lisaandmed, või nüüd vajutada lihtsalt sinna teenuskauba nimetuse peale ja tuleb lahti siin käibemaksusumma ja maksumus, ehk siis mis on see brutosumma. Et see info tuleb siis lahti siit. Et kõik asjad on olemas tõesti, lihtsalt nad on natuke teise kohta liikunud. Et seal kohal aitabki võib-olla see video, mis meil korduma kippuvate küsimuste all väljas on.
et siis saab sealt vaadata, et kui nüüd midagi ei tea, siis saab sealt infot selle kohta, et kus seda siis leida. Et müügijuht tuletasime veel meelde, et võiks rääkida ka sellest, kuidas rea nimetust muuta, et seda tegelikult saab teha siit, ehk siis muuda andmeid, nagu ma varasemalt näitasin, et kus käibemaksu saaksin muuta, siis siin ongi need väljad kõik muudetavad. Ehk siis endiselt, eks ole, ei saa muuta e-arvena tulnud arveridu siis, aga kanderidade saab alati need muudatusi teha nii palju, kui vaja on. Ma võin siis selle kõnet Telia võrku hoopis midagi muuga asendada. Ehk siis kõik muudatused, mida on vaja teha, asuvad siis selliste väikeste nupukeste all. Et siia peale minna seda õnneks nagu siis jah, ütleb ka, et mis see täpselt on. Et seda saab siis kindlasti kasutada. Mis siis muutus, oligi see vaade siin arvekeskuses ja vaade ka siis mobiilis. Et mobiilivaadet ma teile praegu nagu niimoodi näidata ei saa, aga ta on kindlasti mugav. Et seal on ka olemas vajalikud funktsionaalsused ja nüüd saab seda siis teha ka mobiilis, et kui tuleb link meili peale, et meilid on enamustel juba telefonis olemas, et siis sinna peale lihtsalt vajutades saabki näha, et seda üsna sarnast vaadet nagu siin, aga mobiilile siis kohandatud, et eraldi äppi selleks vaja ei ole. Et seda kindlasti rõhutan, et piisab lihtsalt sellest, kui vajutada siis seal lingis olevale nupule ja üks moment, kohe näitan seda võib-olla veel uuesti, et see näeb siis selline välja ja siin see kinnita, kui ma vajutan kohe see kinnita peale, siis ma saan kohe selle arve ära kinnitada, et avaneb mulle küll brauseris see aken ja ta näitab mulle ka näiteks, et arve on kinnitatud ja sinu kinnitust ootab veel 10 arvet näiteks. Et seda ta näitab ka ja sealt saab kohe liikuda siis järgmise arve kinnitamisele. Kui ma nüüd tahan seda täpsemalt vaadata, kui ma ei ole nüüd päris kindel, et ma julge seda arvet niimoodi sellise info põhjal ära kinnitada, et siin on näha siis see hankija ja summa ja arve number ja mingid sellised kuupäevad, aga ma ei ole ikkagi päris kindel, siis ma võin selle arve ikkagi avada, ehk siis vajutada sinna ava arve peale ja siis ta tuleb mulle enne lihtsalt brauseris lahti, ma saan sellega tutvuda ja siis sealt kinnitada. Et see on kindlasti oluline teada, et kui ei ole veel päris kindel, siis seda kinnita nuppu siin meilis ei ole mõtet kohe vajutada. Nii, ja siit näeks ka kommentaare, kui mul oleks keegi midagi jätnud, ehk siis need on ka kohe olemas meilis, et neid saab siit vaadata. Nii, aga siis võib-olla liigume edasi nende kuluaruannete juurde. Kui kellelgi äkki on mingi küsimusi, siis võib veel küsida. Et saame kindlasti vastata. Just saabus küsimus, et palun näidake ka seda, kuidas toimida, kui summad ei klapi, näiteks see sama brutosumma erinevus. Mida siis tegema peab? Selle jaoks oligi seal tegelikult see kontrolli summasid nupp, et seda kasutati ka varem selle jaoks, et need sellised erinevused korrigeerida ja ka nüüd on täpselt sama. Et see kontrolli summasid nupp siis vastavalt seadistustes valitud siis valikule, et ta kas teeb lisaks ühe rea, kuhu ta paneb siis selle näiteks 1 sendi, mis brutosumma erinevus tekkis, või siis ta korrigeerib neid olemasolevaid ridu, et ikka see kontrolli summasid nupp. Et see on endiselt, loogika on endiselt samaks jäänud, lihtsalt nupp näeb teistsugune välja. Nii, aga räägime siis kuluaruannetest. Ja võib-olla siis kõigepealt, et kuidas tavaliselt see kuluaruannete menetlemine siis toimub. Ehk siis tšekk saadakse tavaliselt paberkujul, siis täidetakse Excelis mingi aruanne, printakse välja, siis liigub sedasi võib-olla näiteks kõigepealt otsesele juhile, siis kuhugi edasi, kogu vajalikud kinnitused. Kui kõik kinnitused on olemas, siis raamatupidamine sisestab selle süsteemi ja lõpuks siis arhiveerib ka selle aruande, et mis on siis paberkujul. Et see ei ole selline väga lühike protsess tõenäoliselt, et kulu tekkimise hetkest kuni süsteemi jõudmiseni võib see olla üsna pikk ja mõnikord kippuvad need tšekid ka kaduma minema. Ehk siis teed küll mingi kulu,
paned selle tšeki võib-olla enda arust kindlasse kohta ja pärast sul seda enam ei ole, et siis, kui sa tahaksid hakata seda aruannet täitma. Et mida siis meie süsteem pakub, ongi, et selliseid asju ei juhtuks, vaid saaks selle kviitungi siis kohe üles panna, kohe kui see kulu on tehtud. Et ei pea seda kuskil kaasas kandma. Et mis siis kuluaruanded ennast kujutavad, ongi, et pildistad kviitungit, täidad väljad või saadad siis digiteerimisse olenevalt valikust, koostad aruande läheb kinnitusringile ja automaatselt siis arhiveeritakse, kui kinnitusring on lõppenud. Et ta on tegelikult tunduvalt lihtsam, tunduvalt kiirem protsess ja tõesti ei pea seda tšekki lõpmatuseni alles hoidma. Et see pildistamine siis toimub tegelikult meie kuluaruannete mobiilirakenduse kaudu, mis siis näeb selline välja. Jällegi mul ei ole võimalik teile seda päris siin kujul näidata, aga siin saate vähemalt näha, et milline see kuva välja näeb. Ehk siis selle rakenduse saab siis tõmmata kõikidesse telefonidesse, mille operatsioonisüsteem on Android, alates siis versioonist 5.0 ja ka siis iPhone'idesse ehk siis iOS tarkvara kasutavatesse telefonidesse, alates siis versioonist 8.0. Ja seda saab siis vastavalt kas siis sealt Google Play poest või siis iOS-ist siis App Store'ist, et saab seal avada ja saab sinna sisse logida. Et kasutajatunnus ja parool selle jaoks, et sisse logida, peab teil olema loodud ikkagi arvutis. Ehk siis selle te saate ise endale luua, kui logite arvekeskuse sisse, siis oma tavalist moodi üldjuhul, eks ole, ID-kaardi või mobiili ID-ga ja saate seal siis selle luua. Et selleks tuleb kõigepealt seal süsteemis valida avaleht, kasutajaseaded ja siis sealt saab endale kasutajatunnuse ja parooli juba teha. Et kui teil seda veel ei ole, siis kohe sisse logida ei saa. Kui te nüüd sisse olete loginud, siis te saate valida, et millisesse asutusse te soovite siis kviitungit saatma hakata. Paljudel on ju neid kindlasti mitu, ehk siis mitu erinevat esindatavat, valite sealt sobiva. Seejärel siis teete pildi, nagu siin näete, sellel keskmisel pildil on tehtud, et pildistan selle tšeki ära. Me oleme proovinud päris pikki tšekke tegelikult pildistada, et kõik jäävad päris hästi näha, et ei tohiks probleeme olla. Ja olenevalt nüüd sellest, kuidas te olete kokku leppinud, kas siis digiteerime meie kviitungi või siis sisestate selle ise käsitsi. Et see digiteerimine, kviitungite digiteerimine tuleb eraldi aktiveerida meie poolt, ehk siis sellest soovist tuleks meile teada anda ja see on nüüd ka selles mõttes tasuline, et nagu arvetegi digiteerimine. Ja kui siit nüüd olete sobiva valiku teinud, näiteks mina olen siin valinud, et ma sisestan selle käsitsi, siis ma olen vajalikud andmed ära lisanud ja siis on kviitung salvestatud. Ehk siis rohkem mul midagi sellega teha ei ole vaja. Ta on nüüd mul juba üles laetud siis meie keskkonda sinna kuluaruannete alla ja seal ma saan sellega edasi toimetada. Tegelikult selleks, et siis kuluaruandeid esitada, võib-olla näiteks üks inimene esitab ühe kuluaruande võib-olla isegi poole aasta jooksul näiteks, siis selleks ei pea tal olema siin mingit muud rolli kui aruandev isik. Ehk siis nende kasutajate eest me eraldi raha hetkel ei küsi ja selles mõttes, et ülejäänud aasta, siis kui ta ei esita ühtegi kviitungit, siis ka mingit raha selle eest ei tule, et ei pea maksma siis selle eest eraldi. Et oluline on siiski, kas siis nende kviitungite digiteerimine selles rahalises mõistes või siis juba nende kuluaruannete arv. Et kui ise sisestate kviitungit, siis sealt jällegi seda digiteerimise osa ei tule, aga kuluaruanded on meil ikkagi selles mõttes hinnestatud. Aruandev isik siis saabki tegelikult kasutada seda äppi, ta saab logida siis siia sisse ka arvekeskusesse ja vaadata seda, teha siis aruande, et need võimalused on kõik aruandvel isikul olemas, ta ei saa teha muid tegevusi. Et selles mõttes on see selline ainult sellega seotud roll, et seal muud nagu teha ei saa. Aga neid võib siis olla tõepoolest kas või peaaegu kõigil asutuse kasutajatel, et kellel võiks vaja minna seda, et kes mõnikord esitavad siis neid kviitungeid. Nii, vaatame, kas mul on midagi veel. Siis ma näitan teile seda meie keskkonnas ka. Nii.
Võtsin siis lahti meie keskkonnas ootelkviitungid. See minu pildistatud kviitung on praegu siin kõige all, ehk siis on näha, et mina olen selle esitanud. Mina olen ka märkinud siia hankija ja kviitungi numbri ja kõik need andmed, summa kaasa arvatud, et kui te nüüd kasutate meie digiteerimist, siis see kviitung jõuab siia pärast seda, kui ta on digiteeritud. Täpselt nagu arvega, et kui te arve saadate meie sisestuse aadressile, siis see jõuab siia meie keskkonda pärast seda, kui see on digiteeritud. Et enne siin seda näha ei ole, et võtab siis natuke ikkagi aega. Et sisestamise aeg peaks olema sama, mis arvete puhulgi. Siit ma saan siis vaadata, mis kviitungid siin olemas on. Mina näen praegu siin, eks ole, kõikide kviitungeid ja asju, et kuna ma olen administraatori rolliga. Kviitungite hulgas saab siit samamoodi otsida, et erinevad valikud on olemas. Esitaja järgi võin otsida, mis on ära kustutatud, saan otsida. Et nagu endiselt, nagu arvetegagi, meie keskkonnast midagi ära ei kao täiesti lõplikult, et alati saab kustutatud siis linnukesega need asjad ka üles otsida, et midagi ei kao kuskile musta auku. Nii, siis kviitungeid saab lisada ka tegelikult arvekeskusest, ehk siis mõnikord on näiteks võib-olla mingid dokumendid, võib-olla mingisugused lennupiletid, asjad, mis on teil nii-öelda meili peale saabunud, tahaksite siit lisada, siis see variant on ka olemas. Et ei pea alati seda äppi kasutama, kui seda paberkandjal ei ole, siis seda kviitungit või tšekki. Et selle jaoks siis on olemas, saab siit valida uus kviitung. Samamoodi saab ka siit ootelkviitungite nimekirjast valida uue kviitungi. Ja lisaks saab veel ka, kui mul on mingi aruanne valmis, ma saan ka sealt valida loo kviitungi, ehk siis ma saan kohe otse aruandele, mis mul on juba võib-olla tehtud, ma saan selle uue kviitungi lisada. Võtame praegu näiteks siit, need vaated jõuavad ikkagi lõpuks ühte samasse kohta välja, ehk siis näevad kõik samasugused välja, et selleks, et ma seda kviitungit saaksin siin lisada, ma peaksin kas klõpsama siia peale või lohistama siis siia mingisuguse faili. Et siis ma saaksin selle kviitungi ise lisada ja samamoodi ma saan siin siis selle ära täita. Ja salvestada ka. Nii. Läheme siis ootelkviitungite nimekirja tagasi ja vaatame, teeme siin prooviks mingisuguse aruande. Et tegelikult ma võin siin panna siis linnukesed nende kviitungite ette, mida ma tahan mingile konkreetsele aruandele lisada. Näiteks tegin juba aruande enne valmis ja nüüd hakkan siis siia lisama igasuguseid erinevaid kviitungeid. Et neid võib olla mitu, mida ma siis korraga sinna aruandele lisan. Samamoodi ma võin need linnukesed siia ette panna ja siis vajutada loo uus aruanne. Ehk siis ma võin teha nende kviitungite põhjal uue. Et antud hetkel ma seda teengi, ma ei lisa neid lisama kviitungit mingile vanale aruandele, vaid ma teen sellest täiesti uue. Ehk siis panen siia linnukese ja vajutan lisa aruandele. Vabandust, mitte siia. Vajutasin ise valatesse loo uus aruanne. Nii, siin ma saan valida, et kas ma teen siis majanduskulu aruande või lähetuskulu aruande. Tegelikult see kviitung, mis mu see pildistatud olid siis sellised ehitusvahendid. Pigem oleks see majanduskulu, aga võtame seekord lähetuskulu ette, sest seal on rohkem variante. Et siis näete natukene, majanduskulus on ka olemas kõik need asjad, aga lähetuses on võib-olla natuke rohkem, et sinna tuleb märkida kõik need, millal oli lähetuse aeg ja seda infot on natukene rohkem. Et sisult, muidu on nad põhimõtteliselt samad. Lähetuse ajaks siis paneme näiteks, et käisin siin eelmisel nädalal ja riigi pean siis ka kindlasti märkima, et need tärnidega väljad on siis kohustuslikult. Paneme siia näiteks Soome. Ja saan ka lisada vajadusel linna, kui ma soovin. Ja ma saan ka lisada rohkem sihtkohti. Ehk siis ei pea olema ainult see üks sihtkoht, võib olla ka rohkem. Samamoodi ma saan märkida siia ära selle eesmärgi või ürituse, et mis põhjusel ma siis käisin. Näiteks mingisugusel seminaril, mingisugusel koolitusel, et selle saab ka siia ära märkida. Lisaks saan ma siia lisada aruande selgituse, et veel midagi võib-olla lisaks. Ja saan ka valida, et kuidas mulle siis raha üle tuleb, ehk siis kas ta tuleb ülekandega või ta makstakse mulle sularahas või tegemist on hoopiski krediitkaardi aruandega. Ja avansi saan ka siia ära märkida, et kui juba midagi mulle ette ära maksti, siis selle saab siit maha võtta. Samamoodi arvestab siis süsteem automaatselt neid päevarahasid. See info on olemas seadistustes, ma näitan seda ka pärast, et kus saab siis kuluaruannete seadistusi määrata.
ja selle ühe päeva päevaraha saate juba sinna ära märkida, et kui palju teil see täpselt on. Ja ta arvutab sellise automaatselt siis kokku, arvestades selle lähetusajaga. Siin saate muidugi seda muuta ka, et kui midagi mingil põhjusel ei ole seesama, nagu te seadistustes olete määranud, siis siin saate alati seda muuta, et see kast on täiesti siis aktiivne, et seda saab vajadusel muuta. Lisaks on meil olemas see valuutade konverteerimine ka. Seda me võime ka pärast seadistustes vaadata, et mille järgi ta siis need konverteerib, et kas nüüd, et mis päeva järgi täpsemalt, et kas selle lähetusaja või siis mingisuguse muu aja alusel. Et hetkel meil on eurodes, siis me ei peagi siin midagi konverteerima. Siin on mul näha siis see kviitung, mille ma olen lisanud. Ma saan selle kviitungi siit lahti võtta, kui ma soovin, võin teda vaadata ja ma saan teda ka siis siit kas eemaldada näiteks, et panin kogemata vale kviitungi või siis ma saan seda konteerida. Ja tegelikult on konteerimiseks 2 erinevat varianti. Ma saan kas konteerida seda kviitungit ennast või siis ma saan konteerida neid kviitungi ridu. Kui mul on kviitungil näiteks 2 erinevat sorti mingisugust, mis ma peaksin erineva konteeringuga panema, siis ma saan need erinevalt ka konteerida. Aga kui te nüüd siit, kõigepealt olete teinud ridadele konteeringu ära pannud ja hakkate nüüd siit ka veel konteerima, siis ta kirjutab tegelikult selle ridadele pandud konteeringu üle. Et kindlasti siis valida nii-öelda üks, et kumba siis kasutada, kas tervet kviitungit või siis kviitungi ridu. Et muidu see siin peaks välja nägema täpselt samasugune nagu ikka see konteerimine, et siin midagi erilist pole. Ta näitab mul üleval seda kviitungit ka. Nagu näete, see on päris pikk, aga on ilusti tervelt pildile jäänud. Ja siin saab siis seda valida, et see vaade nüüd on üsna sarnane selle uue kinnitusringiga, mida me enne vaatasime, et põhimõtteliselt nad näevad hästi samasugused välja, et kuluaruannetel nüüd mingit vana vaadet ei olegi, et kuna see on ka päris pigem uuem asi, siis siin me olemegi kohe sellise vaate teinud, et võib-olla ongi siis lihtsam harjuda nii-öelda. Siin on siis, saab siis näha seda, et palju on siis päevarahad kokku, palju on see kviitungisumma kokku ja palju siis ülekandmisele kuulub. Et kui ma nüüd panen siia avansile näiteks 100 eurot, siis salvestan selle, siis ta peaks seda ülekandmisele kuuluvat summat ka muutma. Praegu ta ei muutud millegi pärast, sest mul on vist konteerimata read. Nii, mida ma siit teha saan, on, ma saan siis luua siia uue kviitungi ka ja ma saan samamoodi minna siia ootel kviitungite nimekirja ja siis sealt lisaks neid kviitungid siia aruandele juurde lisada. Me ei pea seda tingimata tegema siit loo kviitung, vaid ma võin sealt nimekirjast ka valida neid. Nii. Kas ma saan nüüd selle ära salvestada? Vaatame ka siia kuluaruannete nimekirja, kus siis need aruanded välja on toodud. Nii, ja siin on minu koostatud aruanne praegu täitsa olemas. Et siin on erinevad siis aruanded, mida keegi on loonud. Ja siit ma saan samamoodi siis neid avada. Ja tuleb siis põhimõtteliselt sama vaade siia ette. Kui nüüd aruande esitaja on teine kui see, kes peaks selle raha saama, siis seda saab muuta tegelikult siit. Siin on selline väike nupuke ja siin ma saan siis muuta seda, et ülekanne saab hoopis keegi teine. Et võib-olla mina esitasin selle, aga ülekanne peab minema kellelegi teisele. Et siin tuleb siis need vastavad väljad täita, et see võimalus on ka täitsa olemas. Ja nüüd siit näete, et on tegelikult mitmeid erinevaid valikuid siin üleval, ehk siis ma saan veel lisada lisainfot, et see nüüd aruandel summad ja need, et see ei ole kõik. Ma saan lisada näiteks siia tulemuste alla lähetatud isikud või lühikokkuvõtte või mis täpselt räägiti, mis kohtumisel ja kõik muu olulise informatsiooni ka, et samamoodi saab siin selle ära täita, et siis on nagu see aruanne, nii-öelda lähetusaruanne täielik, et saab ka info siia kõik juurde panna. Lisaks loomulikult saab lisada ka neid manusid ja linke, nagu ikka, et arvekeskusel ka arvetel saab neid lisada, et saab ka aruannetele täpselt samamoodi neid juurde panna. Samamoodi näeb siis siit ajalugu, et see on ka endiselt olemas, et mitte midagi muutunud ka siin ei ole, et süsteem on üsna sarnane selle
selles mõttes nagu arvete vaatamisega, et me oleme teinud hästi loogiliselt selle, et ei oleks kellelgi väga keeruline kasutada. Nii, aga liigume siis tagasi aruannete nimekirja. Nüüd see, mis vahe on siis sellel majanduskulu aruandel ja selle lähetuskulu aruandel, ongi tegelikult see, et seal on siis vähem väljum, mida on vaja täita. Et majanduskulul ei ole vaja täita siis seda kuupäevade osa ja mingid sellised asju, et see jääb siis nii-öelda sellest ära. Samamoodi saab siis neid siin eksportida faili ja nagu näete, siis saab ka siit kohe alustada uusi aruandeid. Et neid valikuid on hästi paljudes kohtades nii selle kviitungi lisamiseks kui siis aruande lisamiseks, et need on nagu igal pool, et kuskilt ikka silma jääb, kus seda lisada saab. Et samamoodi siit menüüst on ju ka kohe uus kviitung, uus majanduskulu, uus lähetuskulu. Et hästi paljudes kohtades on neid valikuid olemas. Siis võib-olla vaatame üle korraks need seadistused. Need on meil eraldi siin all kuluaruannete seaded. Et kui muidu ettevõtte seadete alt saab üldjuhul kõike muuta, et seal on nii ostuarved kui müügiarved, siis need kuluaruannete seaded on meil praegu eraldi. Siis saab siis valida, mille järgi siis süsteem neid valuutasid konverteerib, kas aruande kuupäev, kas aruande kuupäevale järgnev tööpäev või lähetusest saabumisele järgnev tööpäev või siis kviitungi kuupäev. Et neid variante on erinevaid. Samamoodi saab määrata siis lähetuse päevarahad, kas siis siseriikliku välislähetuse, et siin on erinevad variandid olemas, et meil on siin pandud need nulliks ja 32 siis eurot selle välislähetuse päevarahaks. Saabus küsimus, et kas on kuidagi tuvastatav ka see, kui ühte kviitungit kasutatakse mitu korda. Näiteks arvete puhul tuleb teada, et on topeltarve. Ma tean, et väga palju meilt selle kuluaruannete lahendusega seoses küsitakse, et üks inimene võib lisada siis neid kviitungeid mitmesse ettevõttesse. Et kuidas seda lahendada, et ta ei esitaks seda nii meile kui oma teisele võib-olla tööandjale, et seda meie süsteem ei saa kontrollida kõikide klientide baasidest ja ma võin ju ühte kohta esitada selle paberkujul, teise kohta siis teha selle pildi. Et mida ma siinkohal soovitan on kindlasti see, et soovitan paluda siis nendel esitajatel kirjutada näiteks kviitungi peale selle asutuse või ettevõtte nime. Et siis me välistame selle, et ta saab seda ka kuskile mujale enam esitada. Ehk siis kui ta kirjutab selle sinna pastakaga peale, siis seda ju enam ära ei saa. Et siis ei ole võimalik seda kuskile mujale nagu veel saata. Et ma eeldan, et võib-olla pigem on mõeldud küsimusega seda, et see on selline tüüpiline küsimus, mida siis kuluaruannete puhul ka küsitakse, et see välistab siis sellised probleemid, et meil nagu puudub võimalus kõikidest baasidest kontrollida, kas kuskil on veel sellist kviitungit, et ühest baasist on see iseenesest võimalik, aga teistest me ei saa kindlasti seda kontrollida. Nii, siis mis meil veel siin seadistustes tegelikult on saab määrata ka neid aruande alamliike, ehk siis ise saab teha selliseid alamliike, mille alla siis neid aruandeid teha, et ei pea olema tingimata, et on ainult majanduskulu aruanne ja see on kõik, mida ma saan nagu seal nii-öelda määrata. Ja ma saan siis ka näiteks teha, siin on näiteks bürookaup, et kõik need asjad, mis keegi on ostnud siis mingisugust bürookaupa, ma saan selle ka seal majanduskulu aruandes ära määrata. Et ma näitan võib-olla seda, kuidas välja näeb. Ma teen siit ühe majanduskulu aruande. Ja siin ma saan siis selle alamliigi nagu majanduskulu aruandel määrata. Et siin on need valikud, siis, mis on seadistatud seal seadete all. Et kui siin näiteks olen ostnud mingid pliiatseid, siis tegemist on bürookaubaga, valin siit selle, et see aitab võib-olla natukene neid kuidagi kategoriseerida. Ehk siis raamatupidaja saab teada, et mis alamliigi all näiteks osteti nii palju või nii palju, et neid saab siis natukene võib-olla täpsemalt vaadata. Et neid saab siis ise teha ja neid saab teha vastavalt oma vajadustele. Et meil on bürookaup, teil võib olla mis iganes selles mõttes, kuidas teie soovite neid kategoriseerida. Ja näetegi, siin on see majanduskulu aruanne, siin on palju vähem valikuid, et siin lihtsalt saabki selle selgituse ja kõik need avansid asjad ära märkida, aga ei ole seda teist poolt siis, kus pidi täpsustama seda lähetust. Ja muidu näeb see kõik täpselt samasugune välja ja kommentaar on kindlasti ka võimalik jätta. Nii, siis kuluaruannete poole pealt praegu ma arvan, et
midagi väga erilist mainida ei olegi. Kindlasti tasub katsetada, tasub proovida meie äppi, tasub proovida, kuidas neid siis sisestada, neid kviitungeid. Et seda ma kindlasti soovitan teha. Et kui nüüd hinnastamise osas on küsimusi, siis selles osas aitab meid müügiosakond, et müügijuhid saavad siis vastata nendele küsimustele. Kui te nüüd päris kindlad ei ole, kes teie müügijuht on, siis võite ka abi@arvekeskus kirjutada ja saame ka suunata teid siis. Et just selle hinnastamise osas. Näitan veel võib-olla ära siit, et kui ma vajutan siia avalehe peale, siis siin on need kasutajaseaded ja siin on see kasutajatunnus ja salasõna, millest me enne rääkisime, mida äppi logimiseks siis vaja on. Et see on meil ka jälle korduma kippuvates küsimustes olemas, et kuidas luua endale siis seda kasutajatunnust ja salasõna, kuna ilma selleta siis äppi sisse ei saa. Ja sellega saab ka siis siia logida. Et näiteks kui unustate ID-kaardi koju, siis saab ikka meie keskkonda. Aga ma näitan siis võib-olla meie blogilehte ka korraks, põgusalt siia lõppu. Et siin oli meil ka, nagu näete, see veebiseminari info üleval ja siia ma usun, me lisame ka selle järelvaatamise võimaluse, et kui nüüd kellelgi vaatamata jäi või tahab midagi üle vaadata, et siis selle leiate ka, ma arvan, et siit. Ja siin on meil ka need küsimused, millest ma olen kogu aeg rääkinud, et juhendite all on siis terve hulk erinevaid küsimusi, mida me oleme siis samamoodi täiendamas ja üsna tihti ja teeme siis nende klientide küsimuste põhjal. Ehk siis, kui me näeme ikkagi, et midagi küsitakse väga palju, siis järelikult on seda vaja ka siia üles panna. Et siin on erinevad videod. Ma usun, et paljud teist on võib-olla ka seda lehte vaadanud, võib-olla ka neid videosid vaadanud. Et siin on tegelikult päris palju infot olemas. On infot nii alustavale siis asutusele või ettevõttele, et siin üldise all on päris palju asju. Siin on ka see kasutajatunnuse parooli tegemise õpetus ja üldse sellist infot võib-olla, et mis on üldse e-arve. Et kui kellelgi kas või teie hankijatest tekib küsimus, et mis on e-arve ja kuidas see kõik täpselt käib, siis võib kas või edasi ja suunata. Samamoodi kui soovitan kinnitajatele jagada seda linki, et nad võib-olla siis iga kord ei pöörduks raamatupidaja poole oma küsimustega, või nad saaksid selle info natuke lihtsamalt kätte ja nad saavad seda ise siit otsida. Et meil on erinevad grupid siin praegu, siin on see uue arvekeskuse kujundus ka olemas, ehk siis siit näete seda infot, mis siis täpsemalt muutub, kui te tahate aktiveerida seda uut kinnitusringi vaadet. Ja siin on 3 erinevat videot, mobiilivaadet saate ka siit näha. Ja meil, eks ole, siin üldine, müügiarved, ostuarved, registrid, mallid, kuluaruanded ja kinnitamine, et kõik on eraldi välja toodud, eraldi siis grupeeritud. Et kui te siin seda otsingut kasutate, siis ta ei pruugi päris kindlalt näiteks, kui te panete siia kinnitamine, siis ta ei pruugi kõiki võib-olla asju üles leida. Ja ma soovitan panna siis kas mingisuguse konkreetse asja, kui te teate täpselt, mida te otsite, näiteks tahategi kontrolli summasid nupu järgi otsida, et siis panetegi siia kontrolli summasid. Et ta võib-olla nagu nii hästi see otsing ei pruugi toimida, et siis ma soovitan ka vaadata üle need grupid, et kui näiteks kinnitamise kohta on küsimus, siis vaadake üle, kas seal on sellist küsimust. Ja tõenäoliselt me teeme ka varsti, lisame siia sellise nii-öelda siltide pilve, ehk siis kus on mingid kindlad märksõnad siis mingite küsimuste kohta, et siis saab juba sealt ka neid natuke paremini filtreerida. Et hetkel näeb ta meil selline välja. Uuendame siis tõesti jooksvalt, et soovitan ikka käia siin vaatamas, et kui mingi küsimus tekib. Et ehk saab siit natuke kiiremini vastuse, kui võib-olla helistades või kirjutades. Aga kindlasti vajadusel saate ka seda teha. Et kui on mingid spetsiifilisemaid asju, nagu ma juba ütlesin mallide kohta, siis kindlasti ma soovitan helistada meile ja me saame koos üle vaadata. Et saame vaadata seda sama konkreetset arvet, me ei saa teie ekraani üle võtta ega midagi sellist teha, aga me saame vaadata seda arvet ja me saame siis arutada, et mida te tahate sellega teha. Ja me saame anda siis soovitusi, et kuidas see kõige paremini lahendatud on. Sest alati ei pruugigi näiteks mall olla kõige parem lahendus, vaid võib juhtuda ka, et korduv arve näiteks lahendab selle probleemi paremini. Lisaks saab meil kanderidu Excelist importida, et mõnikord võib ka see olla just see lahendus, mida teil vaja on. Et selle saame siis ka koos läbi rääkida. Siin ongi siis tegelikult meie kontaktid ja helistada võite siis sellel numbril, kirjutada abi@arvekeskus.ee ja siin on ka see blogilink olemas, et saate sinna
küsimustesse kohe ligi.